meie probleemid on lahendatud. Jeesus tegi selle ristipuu peal. Meie tervis on olemas, meie jõukus on olemas, meie õnnistus on olemas, kõik on, andestus on meil olemas. Meil kõik kuulub Kristuses. Et Kristus peaks lõpetama selle üksteise halvustamise, maha tegemise ja minema ja kuulutama evangeeliumi. Sest senikaua, kui me evangeeliumi ei kuuluta, me ei teida seda, mida Jeesus on teinud. Senikaua me ei ole valguseks, me ei tee seda, mida Jeesus on kutsunud meid tegema. Ja kui me ei võttu välja, ja ma mäletan kunagi Kenneth Hagin ütles, et kui me ei võta kätte, ei tee, näiteks üks asi on see, me oleme väga usinad palutama meie riigi ja valitsuse võimude pärast, et me anname kristlastena vastust ühel päeval Jumalale, mida me tegime selle meelevallaga, mis meile anti, mida me teeme, kuidas riigid kujunevad, kuidas riigid teevad, meie anname vastust, sest meil on meelevald kui vägi palvetada. Aga see ongi see, et täpselt see on kuradi plaan, kuradi eesmärk, et kui ta suudab saada kodutülli, kristlis pere on üks pere, kui nad suudab saada jagelema neid oma vahel, siis me ei tee seda, mida Jumal on kutsunud ja me ei täida seda visiooni, mille jaoks Jumal on meid kutsunud. On ju nii? Seal, kus on tüli, seal, kus on jageleb, seal, kus on tagarääkimist, halba rääkimist, Keith Moore ütles väga hästi, see on absoluutne kuradi kohalolu ilming selles olukorras. Sest mida Jumal vihkab? Oled sa Biblist lugenud? Tead, mida Jumal vihkab ja mis on talle jäledad? See peaks olema. Neid 6 asja vihkab Jehova ja 7 on tema hingele jäledad. Kui Jumal vihkab midagi ja on jäle talle, kas me peaksime seda vihkama jälle olema meile? Kas see peaks olema nii? Nõustume kõik sellega? Nõustume? Ja. Siis vaatame, mis need on. Ülbed silmad, valelik keel, käed, mis valavad süütud verd, süda, mis sepitseb nurjatumad kavatsusi, jalad, mis kiiresti jooksevad kurja poole, vale tunnistaja, kes väidab valed ja kes tõustab riidu vendade vahel. Järelikult ükskõik, mis on, me ei tohiks mitte mingil põhjusel, ei tohiks meis olla, välja tuua või rääkida, riidu tõsta mingil kombel vendade võdede vahel. On ju nii? Sest Jumal vihkab seda, see on jäle talle. Aga ta tegi seda, see ei ole meie asi, see on tema Jumala vaheline asi. Ma kuulasin John Bevere, päris huvitav. See on see, et ta toob välja, et igal ühel on mingid probleemid olnud. Meil olid kõigil probleemid maailmas, on kristlikus elus probleemid, temal olid omad probleemid. Ja tihtipeale ongi see täpselt sama uudid välja, et Jumal selle annab andeks, aga seda ei anna andeks. Et see inimene võib teha seda, see ei või teha. Kus on see liigitus? Kuna Jumal liigitab midagi ära? Kui Jumal ütleb, et kui on, mis iganes on, siis kõik on jäle ja kõik vajab andestust. Amen. Ja meie oleme need, kes oleme Jumalaga ühes äris. Jumal on andeks, me ei tõsta riidu, me ei käi, ei pese ja ei räägi mitte ühest, eriti usklikest või kristlastest, õdedest, vendadest, mitte kunagi me ei tohiks arvutada ühtegi asja maailma inimestega eriti veel. Isegi kristlased omavahel ei võiks mitte kunagi kokku tulla ja mustataga rääkida ühtegi õht venda. Sest kui me seda teeme, siis see on jäledus Jumala silmis. Kui me õhutame tüli, riidu õdede vendade vahel, mis see teeb? Kuidas Jumal seda vaatab? Kuidas Jumal vaatab seda? See on jäledus. See on vihkab, ta vihkab seda. Järelikult meie elu või meie töö on see, et kui me vaatame peeglisse, et Jumal, mul on piisavalt palju muutusi teha. Tegele nendega, õnnista neid, andesta neile, mis iganes, aga Jumal, tee tööd minuga.
ma tahan kasvada sulle lähedasemaks, ma tahan tunda sind rohkem, kasuta mind, saada mind välja, las ma olla valguseks maa peal, las ma kuulutan su sõna evangeeliumit, siruta käsi välja, et tunnus tähed imed sünniksid su püha sulase Jeesuse nime läbi. Ja kui me kõik seda teeksime, me kõnniksime võimsas väes. Amen. Me kõnniksime meeletus väes, kui me unustame ära õed-vennad. Selle koha pealt nagu, et Jumal, ta on sinu kätes. See on sinu õnnistus. Sa oled ta kutsunud, sa oled ta pannud. Ma olen toeks, ma olen julgustuseks, ülesehituseks. Mitte lõhkumiseks, maha kiskumiseks. Ja tänapäeval see on hämmastav, kui palju ma kuulen, kuidas räägitakse taga või topitakse oma ninna sinna, kuhu pole vaja. Ja siis usklikud on nii hõivatud sellega. See lasme võtta piibli kätte, et kuule, ma lugesin Jumala sõnast. Tead, ma lugesin Jumala sõnast. Ma sain Kristuse sarnasemaks, sest ma lugesin tema sõnast. Ta ütleb, et riietuge lahti millest? Vanast inimesest. Ühes tema tegudega. Ja riietuge Kristusega, kes on Jumala sarnaseks loodud. Kuidas me riietame Kristusega? Me paneme selga rõõmurüü, armastusrüü, ülistusrüü, rahurüü, õiglusrüü. Mis iganes rüüsid on vajal on, ma ei tea veel. Ma peast ei tule praegu. Võtta või need vaimuviljad, mis on ju nii. Kui me näeme vaeva selle, kuidas me kõik näeme vaeva, me kunagi õppisime armastuses siin. Armastus on pikameelne, kannatlik ja lahke. On ju nii? Ja see armastus on kõik meie sisse vandud pühavaimu läbi. Ja kui me unustame ära kõik selle muu ja mõtleme, et mina olen pikameelne. Ma olen kannatlik. Ma olen lahke. Kui me siin kõik teeme otsuse olla kannatlikud, pikameelsed ja lahked. Ja teha otsuse käia armastuses. Panna maha kõik muu. Kui palju on pikameelsust siin ruumis? Kui palju on kannatlikust, palju lahkust, palju headust on siin ruumis? Kui vähe on jonni, tagarääkimist, kibestumist, on ju nii? See on meie valik. Millega me riietume? Mis me selga paneme? Amen. Ja sellepärast te teate väga hästi, kõik tunnete mida hästi. Me ei räägi ühest vennast halba. Kui me ainukes, mida me teeme, me palvetame. Kui on probleem, me ütleme, et Jumal, ma annan ta sinu kätte. Jumal, ma usun, et ta parandab meelt või ei paranda meelt. See on sinu probleem. Aga me ei teinud sind rõõmuga. Me oleme omad elud sulle. Meil on piisavalt palju tööd, sest Jeesus ühel päeval seisan mina sinu ees. Ma ei seisa temaga, tema ei seisa koos minuga. Mina seisan sinu ees ja annan vastust selle eest, mis sa mind kutsusid tegema. Mis sa panid mind tegema. Amen. Ja ma usun, et ma kuulen hästi tehtud ja austab sullane, siis ma pühendasin oma elu sulle, ma tegin see, mis sa kutsusid, see kogudus, ükskõik mis on, Jumal, sa oled mind kutsunud, pannud sinna ja ma olen pühendunud sellesse ja me läheme taevasse. Mulle meeldib nii hästi, ma kuulasin Tšerisse Velli. Mulle meeldib Tšerisse Velli suhtumine üli hästi nagu, et mind ei huvita, palju inimese koguduse koosolek on. Mina olen seal, ma olen näljane, ma olen janune ja ma tahan kuulata ja kasvada. Ja mis huvitav oli see nälge janu on tal nii tugev, et ta tahtis minna seminarile või täna kuulasin, et kui ta sai päästetud, et ma olen piiblikooli, jumal, sa ei lähe piiblikooli, mul ei ole aega sinul, et sa raiskaksid 2 aastat. Mis ma siis tegema pean? Võta 3-4 kuud, ma ei mäleta, ja pühendas aeg minule ja ta lukustas ennast siis oma tuppa, või ta ei lukustada ära, ta läks oma kappi, oma tuppa ja 3-4 kuud õppis ainult piiblit, võttis piibli ja avastas. Ütles räägida. Ja siis ühel momendil ma avastan, me oleme lunast, me oleme vabad. Ja ta jooksis majast välja, me oleme vabad. See ilmutuse sellest. Jeesus meid lunastanud ja naabrid vaatasid, see on lolliks läinud peast. Aga see on see, kui ilmutus tuleb midagi. See on see, kuidas see tuleb, see ilmutus. Amen. See ongi see janu ja nälg Jumala asjade sõna järele peab olema alati meil.
Amen. Et Jumal, see on sinu sõna. Ma võtan selle vastu, ma tänan, sa teed tööd minu sees. Alati on kiitus minu huulil. Vaata, Piibel ütleb, vaata, ma arvan, kui tähtis see on. Nagu Taavet ütles laul 34, kuidas ta ütles? Vaata, loeb, mis on meie huulil. On ju nii? Praegu lihtsalt tuli. Ma tänan Jehovat igal ajal, alati on tema kiitus mu suus. Või järjepidevalt või kogu aeg ma kiidan teda. Vaata, kas pole kavan, mis oli ta suus kogu aeg? Kiitus ja ülistus. Ta oleks võinud olla, Saul ajab mind taga ja see ajab mind taga. Ma pean siin koopas olema. Ma pean olema siin Abtullumi kookas. Ma põgenen oma poja eest, ma põgenen selle eest. Kogu aeg üks jama, üks viletsus. See tegi mulle kurja, too tegi mulle kurja. Ise panin ka puusse. See on see. Ta oleks võinud see tema suus olla. On ju nii? Aga ta valis, et mu suus on alati kiitus, ülistus ja ta ütles, et viletsad kuulevad ja rõõmutsevad. Ja see ongi ükskõik ka meie puhul, me oleme see, et ükskõik mis on, me paneme kiitus, ülistus oma suhu ja võib-olla me ei tunne, me räägime tunnetest, mida Taavet pidi tundma. Keegi on põgenud ära valitsusest koopas, pidanud ööbima ma ei tea, kaua ta seal oli. On keegi pidanud? Oled pidanud ära põgenema koopasse? Ei ole, väga ei ole. Ma olen küll koopas ööbinud nädal aega, aga ma ei ole siin, see oli vabatahtlik, ma olin matkal. Aga see, ja ma ei olnud üksi, terve klass oli seal, 8. klass oli seal, või 9, ma ei mäleta, 8. klassis käisime Ukraina koobast. Aga kui teete tema, ja teeb, alati on kiitus mu suus, alati, viletsad kuulevad, rõõmutsevad. See ongi, et kui meie suu avame, mis on kuulda? See pastor ja too pastor ja see kristlane ja too kristlane. Võid, halleluuja, Jumala nimeline. Kas sa tead, ma lugesin Piiblis, Jumal ütleb, ta täidab kõik minu vaadsema rikkus, Kristus Jeesus. Kas sa tead, ma lugesin, tema veermati läbi, ma olen terveks saanud. Jumala vägi on minu peal. Amen. Kas sa tead, ma suudan kõik tema läbi, tema teeb mu vägevaks. Täna oli raske päev, täna oli väga raske päev, aga ma tõusen püsti, sest ma suudan tema läbi, sest ma ei ole omas jõus, ma olen Jumala väes. Amen. Mida inimesed kuulavad, kui me suu lahti teeme? Jälle see, ma pean kogudusse minema. Ma ei suuda seda. Ma olen sellest nii pettunud. Ta on nii paha. Kolmas on nii paha. Kui raske kõik on ja sulle saab see, mida sa ütled. Sest suu viljas saab sulle natukene. Ei, küllalt. Amen. Halleluja. Me oleme õppinud sõnad meie suus. Amen. Halleluja. Ja see ongi see, et Taavet tegi otsuse, ma kiidan Jehovat igal ajal, kogu aeg, järjepidevalt. Mitte vinge viril, vaid kiitus ülistus. See, et ma luban sulle, me kõik leiaksime, mille pärast viriseda, vinguda ja häliseda. Ja me kõik leiame, mille pärast olla tänulik ja olla rõõmus, sest meil on mõlemad variandid olemas. Ja nüüd on küsimus, kas me ülistame Jumalat ja Jumala tegusid ja Jumala sõna või me ülistame kuradid, kurategusid ja oma emotsioone ja tundeid. Mida me kiidame, ülistame? Ja, see on meie valik. Me valime lihtsalt, Jumal, sa oled imeline. Kui te kõik meil ütlesid, tead, Jumal on imeline, Jumal on nii, halleluja. Kas sa tead, ma lugesin seda kirja kohta, kas sa tead, ma käisin täna palves, ma olin kapis ja Jumala vaim tuli minu peale, halleluja, ma rääkisin keeltes ja tõlgitasin, Jumal ütles, et ta tuleb varsti tagasi, lähme kurdame evangeeliumi kõigile loodule. Ja ta lubas sirutada käe välja, et tunnustajad imed sünniksid tema pühas olles Jeesuse nime läbi, halleluja. Ja ma ütlen, et kui sa niimoodi tuled iga kord kogudusse ja räägid seda välja, oled ukse peal, inimesed tulevad, halleluja, varsti on kõik, halleluja, me läheme särades välja, see ongi, seda ongi vaja. Me ei oota mingid emotsiooni, tunnet, et nendel, kes me oleme, me alati on kiitus suus, alati on ülistus suus. Kui teete, kui peale tükiv Taavet pidi olema ja ma luban sulle, need, kes ei taha, lähevad minema. Ja kes tahavad, tulevad. Ja ma luban, et inimesed tulevad, sest nad vajavad rõõmu evangeeliumi, nad vajavad õnnistuse evangeeliumi, nad vajavad tervise evangeeliumi, nad vajavad rahu evangeeliumi. Kui sa lähed rääkima kellegile, tule sa päästud, aga Jumal sind terveks teha ei taha, nad ei tule lõpuks kogudusse. Ja Jumal ei taha sind õnnistada, kes tahab olla
koguduses, kus usutakse, et Jumal tahab, et sa vaenu oled, õnnetud vaevu läbi saad. Maailm on täis seda kõike. Nad võivad maailmas ka seda kogeda. Kogudus sellepärast. Kogudus peaks tulema, kus on täis rõõmu, täis rahu, täis õnnistust. Ja kui inimene tuleb sisse, ükskõik kui väsinud me oleme, meil on alati naeratus suus, me alati räägime Jumala sõna. Kui me tahame näha muutust, see peab juhtuma meist enesest. Kui meie ei muutu mitte miski. Kui me istume ja ootame, et midagi järgmine üks emotsioon, üks tunne tuleks kuskilt, see ei tule. Kurat hoolitseb, et sul ei tule ühtegi tunnet. Kurat hoolitseb nii hästi selle eest ja tal on 100 miljon põhjust, miks ei peaks üks hea emotsioon ja tunne sulle tulema. Aga me ei ole juhitud kuradist, ja emotsioonid on juhitud Jumala sõnast ja alati on kiitus suus. Viletsad kuulevad ja rõõmutsevad. Ülistage Jehovat ühes minuga ja tõstke ühes kohas kõrgeks tema nimi. Ma otsin Jehovat, tema vastas mulle ning tõmbas mind välja kõigist mu hädaohtudest. Kuidas me tuleme välja kõigest? Kui me otsime Jehovat, oleme kiituses, ülistuses, ükskõik mis me tee peal on, Jumal tõmbab meid sellest välja. Halleluuja, kiitus Jumalale. See on imeline Jumal, keda me teenime. Kunagi olid, ma ei saa, ma olen sellest pettunud. Ja mida rohkem sa räägid, rohkem pettunud sa oled. Kui sa tahad viga leida, sa alati leiad vea. Ma olen ehituse peal töötanud. Ma võiksin viia vaatama ühte katust, mis me tegime. Sa vaatad peale, ma võin pilti näidata, ilus, hämmastav töö. Ja mina võin vaadata, see sai kehvasti, see sai kehvasti, see sai kehvasti. Ja kui ma sulle ei näita, sa ei leia neid kunagi ülesse. Aga ma vaatasin peale, mõtlesin, päris hästi tehtud. Ja kui sa tegelikult päris professionaalne töö, mõtlesin, hea oli kuulda. Ja ma ei näida neile ühtegi viga. Sest me ei otsi vigu. Või me otsime seda, mis Jumal on tegema. Amen. Tahad viga leida, sa leiad selle. Sa võid minna peeglite seista, leida 100 miljon viga enda kohta. Aga mis see annab sulle? Parem ütleb, et Jumal on selle inimese imeliselt loonud. Täna oled peeglisse, vaatad täna peeglisse, on ju? Lubad, et teed ühe asja mulle? Lubad? Ma pead enne ütlema, mis see on. Okei, ma ütlen. Sa vaatad peeglisse, inimesed ütlen, Jumala vaim elab selle sees. Jumala vaim, vaatad endale silma sisse. Jumala vaim elab minu sees. Jumala vägi on minu sees. Ma olen imeliselt loodud Jumala poolt. Lubad mulle, et sa oled täna peeglisse, enne kui sa magama lähed, vaatad peeglisse, vaatad endale silma sisse ja ütled need sõnad välja. Jah? Jah? Amen. Ja niimoodi iga õhtu, iga hommik ärkad üles, sa lähed peeglisse, et Jumala vaim elab sinu sees. Suurem on see, kes on sinu sees, kui see, kes on maal. Ja vaata endale silma sisse ja ütle need sõnad välja. Rõõm issandus on sinu tugevus. Amen. Halleluuja, kiitus Jumal. Aga halleluuja, kiitus Jumalale, me tänime imelist Jumalat ja äge on teda ülistada, kiita ja nagu Piibel ütleb, alati olgu, mis asi? Kiitus minu suus, amen. See on see, et nagu me enne rääkisime, mida me välja räägime, mida me ütleme välja. Ka praegusel ajastul, kus me elame, kui tähtis on rääkida õiget sõnu välja, amen. Sest maailma jaoks on tegelikult ebakindlad ajad, amen. Inimesed elavad igapäevaselt oma elusid, nad lähevad eludega edasi, teevad seda, sest et kuhu neil ikka mujale minna on. Aga alateaduses on ebakindlus kogu aeg. Aga meie peaksime olema need, kes oleme kindlad oma Jumalas. Amen. Absoluutselt kindlad, me Jumal on loonud taeva maa, ta on meie Jumal, ta on meie kaitse Jumal, ta on meie looja. Amen. Ei ole ükski asi võimatu. Me viime välja rõõmusõnumi. Me viime välja midagi, mis on üles ehitav. Kui inimesed vaatavad meie peale ja vaatavad, miks sa nii teistsugune oled, ma teenin elavat Jumalat, minu elu on varjul koos Kristusega ja ükskõik mis juhtub, ma olen päästetud, ma olen teel taevasse. Amen.
Ja see on see, mis meie seest välja tuleb. Ja nad, ükskõik mis on, nad nagunii räägivad meid taga. Need vahet ei ole, oleme siis need taevatähed säravad ja nad anname põhjust neile rääkida meist õiget viisi. Amen. Halleluja. Ja anname neile Jumala sõna, anname neile evangeeliumi. Amen. Ja siis nad ei saa öelda, et ma ei teadnud. Amen. Aga mis on kõige tähtsam, selle kõige juures on see, et me ise käiksime kindlalt koos Jumalaga. Igas olukorras, igas situatsioonis. Amen. Et Jumal on meie kaitse Jumal. Ja praegu sellel ajal, kus me elame, eriti peab olema, mis tuleb välja meie suus. Alati on kiitus minu suus. Mis on meie suus? Kui tähtsad on sõnad, mida me välja räägime, see surmelu on keele võimuses ja kes armastab, saab süüa selle vilja. Amen. Homme elame seda elu, mida me täna rääkisime. Amen. Ja eriti praegu, praegusel ajal, me elame üks asi, mis väga tugevalt peavad kristlased tulema uskuma Jumala kaitset enda elu üle. Me vajame Jumala kaitset igas olukorras, igas situatsioonis. Amen. Siin on, me kuuleme sõnumeid sõjast, on ju nii? Sõda on siin, sõda seal. Igal pool on mingi siuke. See on tõsi, me ei saa seda eirata, aga keegi on suurem. Keegi on võimnud, kõik väelised. Haigused levivad. Kuulsid jälle mingid uued haigused, inimesed kukkusid surnult jälle maha. Indias on mingi uus haigus levimas. Ja siis, suurem on see, kes meie sees, kui see, kes on maailmas. Jumal on ikka me tervendaja. Aga see peab reaalne olema meie jaoks. Kõigile meeldib laul 91, on ju nii? Väga hea laul. Ülihea laul. Aga see ei toimi paljude kristlaste jaoks. Sest nad unustavad ära selle kõige esimese salmi selle laulu juures. See toimib siis, kui kõik on ilus kena, nagu praegu me elame heaolu ühiskonnas. Kõik tundub ilus kena, ma olen kaitstud kõik, aga kui tuleb reaalselt ähvardus ja reaalselt tuleb. Reaalselt sõda tuleb õuele. Piiri taha. Haigused tulevad. Koroonaaeg tegelikult näitas. Paljud eitavad. Tegelikult paanika oli päris suur. Kristlaste hulgas oli paanika päris suur. Aga miks see paanika tegi? Miks see jutu ainet pälvis? Sellepärast, et kõik rääkisid. Ja kui me üritame olla teistsugused, mina olen üritanud olla teistsugune, kohe mõistetakse hukka. Aga miks me peame rääkima kroonast? Räägime Jumalast, Jumala väest. Sest miks on vajalik see? Sellepärast me peame endasse laskma Jumala vägi on seal juba olemas, aga lihtsalt see ilmutuslik teadmine, see järjepidev sõnas olema, järjepidev mediteerime, et kui midagi tuleb, sest käsnast tuleb välja see, mis tema sees on, oled sa tähele pannud? Ma olen rääkinud seda näidet, väga hea näide. Käsn võib olla, kui sa vaatad kaugelt käsna, sommi, teate küll sommi. Sul pole õrna aimu, kas seal on vesi sees, ei ole, sa ei tea, mis seal sees on. Ta lihtsalt on üks ilus käsn, on ju nii? Sa ei saa enne teada, mis ta on, kui sa teda puutud. Ja sa avaldad talle survet, on ju nii? Ja surve väel sa tead, et tuleb tossu sealt välja. Või tuleb sealt vesi välja, või tuleb sealt seebivesi välja, mis iganes on. Amen. Ja täpselt samamoodi meist tuleb tegelikult välja see, mis meis on. Vastavalt sellele survele, mis meile avaldatakse. Ja sellepärast on praegu nii vajalik panda endasse Jumala sõna. Piibel ütleb, laul 91 ütleb, kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige väelise varjul viibib. See ütleb Jehoovale. Miks me ei ütle? Me ütleme siis, kui ilus kena tuju on, hea rõõmus tuju on. Kõik on nii kena, siis me räägime. Me peame rääkima siis, kui ei ole hea tuju. Kui ei ole hea tunne. Kui ei ole emotsioonid laes. Siis kui me oleme väsinud. Siis kui keegi astus meile varba peale. Keegi ütles midagi. Mingi emotsionaalne rünnak tuli. Kas siis me peame ütlema Jehoova, kus ta ütleb? Laul 91, loeme kohe.
see ütleb alati, sina oled mu varjupaik, mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Kui tihti see ütleb? Kui tihti? Alati, kogu aeg. Nagu Taavet ütles, alati on kiitus mu suus. See näitab seda, mis ta endast oli pannud kogu aeg. Oli ta karjas, ta oli üksinda karjas. Ta võis ka öelda, et kõik on mu maa jätud, keegi ei olnud, ma olen üksinda nende lammastega siin põllu peal. Mu vennad naudivad kodus elu. Ei pea karjas käima. Kes oli? Samuel tuli, jah? Toodi kõik pojad ja mind ei valitud, mind jäeti kõigi viimas, mind isegi kutsutud mitte. Ta oleks võinud öelda, ta oleks võinud kibestuda. Mind isegi kutsutud, kõik mu vennad kutsuti, mind ei kutsutud. Jumal teab, kus sa oled. Ja Taavet teadis, Jumal teab, kus ma olen. Ma käin koos Jumalaga, ma olen koos Jumalaga ja Jumal teadis oli, sest Samuel ei läinud enne ära, kui ütles, kuule, siin peab veel keegi, ma enne ei istu, ei söö midagi. Kui kutsutakse, okei, minge kutsuki sääbarik sealt põllu pealt ära. Ta tuli ja ta võtti kuningaks. Ja kohe ei lakanud kõik probleemid ära. Hullemaks läks. Ja ometi tuleb alati on kiitus. Jehova mu karjana, mul pole millegist puudust. Halja laasele paata mind läbama, hingamisveele saata mind. Ka kui ma peaksin kõndima surmavarju arus, ei karda ma kurja. Miks? Miks ma ei karda? Sest ma tean, et Jehova on minuga. Sest ta on katnud laua mulle mu vastaste silme all, ta on võidu peaõliga, mu karikas on absoluutselt tühi. Ei ole, pilgeni täis, ainult headus ja heldus järgivad kõik mu elupäevad ja ma jään Jehova kotta eluajaks. See oli tema suhtumine. Ja see on see, mida ta rääkis. Alati on kiitus, viletsad kuulevad ja rõõmutsevad. Tihtipeale me ei julge rääkida, sest meil läheb korda, mida inimesed meist arvavad. Ja see on see põhjus, miks kristlased kannatavad, ei kõnni selles väes, sest meil läheb liiga palju korda maailma arvamus meist. Töökaaslaste arvamus. Tuttavate arvamust. Pere, lapsed, mis iganes. Seepärast me ei räägi. Ja siis, kui rasked ajad on, siis mõtleme, et oleks pidanud rääkima. Oleks pidanud treenima. Oleks on kehv mees. Oleks on sama aega kui poleks, sellepärast ongi, et kes kõige kõrgema kaitse läheb ja alati kõige väärse varju viib, see ütleb Jehovale. Sina oled mu kindel mäelinnus. Mu Jumal, kelle peale ma loodan. Amen. Me läheme selle laulu juurde tagasi, aga mulle meeldib Joos, lähme Joosuasse, 1:3. Jumal ütleb Joosule. Ta alustab teenistust. Kõik paigad, kuhu teie jalatalt astub, ma annan teile. Kui palju paiku ta annab? Kõik paigad, kuhu teie jalatalt astub, ma annan teile. Kas sa usud, et Jumal on selle linna sulle andnud? Kellele see linn kuulub? Meile, kristlastele, Jumala rahvale. Meil on meelevald maailmses maailmas. Sest see on meie linn, me oleme jalas ja pannud, kas me võtame omandi või ei võta omandiks selle? Ma ei taha siin linnas üldse olla, Jumal, miks sa mind siia linna kutsusid? See linn on nii jama, miks sa ei saatnud mind Texasesse? Miks sa ei saatnud mind sinna? Miks sa sõid siia Kolkasse mind? Ja see on põhjus, miks inimesed kannatavad. Me peame omandiks võtma selle. Jumal, aitäh! Sa oled mind siia toonud, panin jala siia, see kuulub meile Jeesuse Kristuse nimel. Amen!
nagu ma Moosele on öelnud, kõrbest ja siit Liibanoni kuni suure jõe Frati jõeni, kogu Hidiitide maa kuni suure mereni, päikseloojangu poolt saagu teie maa-alaks. Meie maa-ala on, mis kuulub vaimselt, meil on Võru linn, Oleriksi tanklast kuni Alexela tanklani. Ühtepidi. Teistpidi on, mis sealt hakkab, mis seal on. Võru mõisast kuni, mis see teisel pool, Tammulat kuskil. See on Võru linn, see kuulub meile. Amen. Ükski ei suuda sulle vastu panna kogu su elu ajal. Kes suudab sulle vastu panna kogu su elu ajal? Miks ei suuda keegi sulle vastu panna kogu su elu ajal? Sest Jumal on sinuga. Jumala vägi on sinuga. Meelevald kuulub sulle. Jeesuse nimi kuulub sulle. Ma kuulasin head jutlust, Erisveli jutlust. Born to raise the hell. See on see, et kus sa ütled siis sündinud, et põrgut siis hävitada või ma ei tea. See on see väga huvitav, väga hea jutlus on. Inglis keeles kahjuks ei saa. Väga hea jutlus on. Aga küsimus on, ta väga hästi teeb välja. Mida põrgu teeb siis, kui sina üles ärkad? Mäletad skiivaid? 7 skiiva poega või kes nad olid? Oli need 7 tükki. Kui nad läksid kurja vaimi välja ajama. Paulust me teame, või Paulust me tunneme, Jeesust me teame, vastupidi, kuidas ta ütles. Kes teie olete? Kui meie üles ärkame hommikul, kas põrgu ütleb, et põgene, üles ärkas. Laske jalga. Või üks see, kes ei tee mitte midagi. Kogu aeg, vaadake see Viril ja Vinge ärkas üles, see tagarääki ärkas üles. Meil on pidupäev täna, jälle. Mida põrgu teeb, kui me üles ärkame? Kas põgeneb ära? Või ütleb, meil on pidupäev, me saame jälle lollusi teha. Siin ta ütleb, ükski ei suuda sulle vastu panna kogu su elu ajal, nõnda nagu ma olin Mooses, nõnda ma olen sinuga, ma ei lahku sinust, aga jäta sind maha. Kui teete Jumal, et ma ei lahku sinust, aga jäta sind maha. Amen. Ole vahva ja tugev, sest sina pead andma selle rahvale päriseks maa, mille ma vandaga su vanematele tõotsin neile anda. Ole ainult vahva ja hästi tugev. Tehes, kuula nüüd, tehes natukene, nii kui sul aega on. Kuidas? Hoolsasti. Kogu käsuõpetuse järgi, mille mu sulane Moosesele andis, ära kaldu sellest ei paremale ega vasakule, et sa võiksid teha targasti kõikjal, kuhu sa lähed. Kuidas me jääme võidukaks? Kuidas me jääme edukaks? Kui me jääme selle sõna juurde, ei kaldu ei paremale ega vasakule ja peame kuidas? Hoolsasti. Mida sõna hoolikas tähendab? Põhjalik, korralik. Kui sa koristad midagi, meil on võimalik koristada, mis on hoolsasti koristatud ruum? Korralikult. Sa käid iga nurga läbi, kui vaja vaata, tõmbad ääne pealt tolmu ära. On ju nii? Mis iganes, sealt ülevalt tõmbad tolmu, see on hoolsa, käid iga detaili vaatad üle. On ju nii? Samamoodi hoolsasti, me paneme iga detaili teha, kogu käsuõpetust. Kõik vaatad siin üles, kas sealt on tolmuga? Sealt ei lähevad, et ei ole vist tolmu mõtted kõrge. Okei. Jah. Kogu käsuõpetuse järgi. Vot see ongi see sama asi, mis ma enne tegin välja. Me peame hakkama vihkama seda, mida Jumal vihkama ja jälestama seda, mida Jumal jälestab. Mäletab, ütlesin, et 6 asja, mida Jumal vihkab ja 7 on talle jäledad. Kui me ei võta seda suhtumist,
siis me laseme maailmale kuradil sisse tulla. Meil peab olema suhtumine Jumala asjadest ilma ühegi tingimuseta. Tihtipeale, miks inimesed ütlevad, tead, miks inimesed kasutavad seda, Jumal saab must aru, sest nad ei taha teha kogu käsuõpetuse järele. Nad ei taha muuta ennast. See on põhjus, miks inimesed, oota kuule, loll on see, kes vabandust ei leia. Aga sa ei saa must aru ja kõik teevad niimoodi ja see on niimoodi. Jumal on üleloomulik Jumal. Jumal on tervendaja Jumal. Ütle haigus, mida ta ei suuda tervendada. Me võime leida 100 miljon vabandust, mida me tahame ja see eeldab seda, me röövime endalt üleloomulikuma elus, Jumala väe oma elust. Sest ta ütles, pea kogu käsuõpetust hoolsasti. Kui on vaja meelt parandada, on vaja meelt parandada. Kui on vaja muutuda, on vaja muutuda. Selle asemel muutuda, inimesed jooksevad ära ja siis nad imestavad, miks see ei tööta, see ei tööta, sest iga kord, kui raskus tuleb, selle asemel, et harjutada selle vastu ja sellest üleolevat ja võitu saada, me põgeneme alati ära ja see teeb, me jääme nõrgaks. Ja see on mõjus, miks inimene jookseb kogudusest kogudusse, sest ühes kogudus talle ei meeldi, see ei meeldis, mul oli tunne, mul oli see tunne, kolmas tunne ja Jumal nagu muudaks kogu aeg meelt. Kui on rasked ajad, on vaja just seista vastu ja minna võimsalt edasi, sest Jumal on midagi paremat tulekul. Ja läbimurde ajad tulevad. See on põhjus, miks inimesed ei saa läbimurdeid, sest nad kogu aeg põgenevad ära. Ja kui me ei lähe raskustele vastu, me ei saa kunagi tugevaks. Sest tugevaks saad sa alles siis, kui sa lähed selle rasku vastu, oled sa jõusaalis käinud. Jaa. Aga kuida ette nüüd. Ma käin iga päev jõusaalis 8 tundi päevas ja sa vaatad, et mis toimub. Kaua sa käinud oled? 10 aastat olen käinud. Mul on liikmemaks. Mulle see jõusaal muidugi ei meeldi, ma hakkasin nüüd selles jõusaalis käima. See ka enam meeldin, ma läksin 3. jõusaali. Ma olen 10 aasta jooksul 10 jõusaalis käinud. Sest mulle ei meeldinud need inimesed seal jõusaalis, nad olid väga imelikud, need olid ka, ja need hakkasid minust taga rääkima, siis ma läksin sinna jõusaali ja siis tulen ikka välja paks. Sest paksemaks lähen, mis juhtus? Ma ei võtnud kunagi ühtegi adrepuuti, ma ei istunud ühegi raskust, ei võtnud kätte, mitte midagi teinud, ma lihtsalt läksin ja käisin kriitikaga ringi igal pool. Ja käisin ainult, sa pead tõstma seda raskust ja sa pead tõstma seda raskust ja sa pead tõstma seda raskust. Sa ei oska üldse raskust tõsta. Võt, kui mina tõstaksin raskust, küll ma oleksin osav ja siis tulevad raskused. See on liiga raske. See on liiga raske. Tere, kas ma võin siia kogus tulla? Siia jõusaali. Ja ajana pikku on need samad raskused seal ka. Ja nüüd jooksevad ja raskused. Miks? Nad ei võta midagi ette. Seal, kus nad on, sinna, kus Jumal on kutsunud. Sest lihtne on ära põgeneda. Ja see on see, kui rasked ajad. Meil on siin praegu lihtne öelda. Ma ütlen ausalt, meil on lihtne öelda, ai, Jumal on nii imeline, Jumal on nii hea, Jumal on nii tore, mul on nii kerge. Meil ei ole tegelikult mitte mingit raskusi siin riigis. Tegelikult meil ei ole mitte midagi viga. Ainuke, millega me võib-olla kõige rohkem võistlema peame oma mõttemaailmaga. Hoida seda sirgel rajal. Meil ei ole sõda, meil ei ole majanduslikku kriisi, midagi ei ole, kõik on küllaga. Aga ta ütleb, et sel momendil, kui Joosal ei ole midagi, ta annab juhised. Ma olen selle maa sulle, ma olen selle maa sulle, ole hästi vahva, hästi tugev, ma olen sinuga, ma ei hülga, jäta sind maa, pea hoolsasti kogu käsuõpetuse järele. Need olid juhised enne, kui raskused tulid. Sest kui nemad läksid, Iisrael läks oma maad võtma, seal oli, Jeeriko oli seal. Seal olid palju oli, nad läksid ja võtsid selle ära. Ärgu lahku, kui see käsuõpetuse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele
päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek. Kui te võtame Jumala sõna, haarame sellest kinni, paneme seda enda sisse kogu aeg, ükskõik mis raskus tuleb, Jumal, sa oled kõik väeline, Jumal, sa lahendad selle olukorra ära, selle olukorra ära, selle olukorra, need väiksed asjad. Sa ei tea, mis see tegi, sa ei tea, mulle näe korda, ära tule mulle rääkima udedest vendadest, me usaldame Jumalat, paranda veelt. Ma ei võta osa sellest vestlust, see on jäle mu jaoks. Miks sa ära lähed? Te teete midagi väga jäledat. Sest see on jäle Jumala jaoks, kui see on Jumala jaoks jäle, minu jaoks jäle see. Kui Jumal vihka mina, ma ei saa jääda siia seltskonda. Ma pean kaitsma. Sest kui tõelised rasked ajad tulevad, nagu need, väga hea jutus oli kunagi, kahjuks mul seda ei ole, kus üks Hiina pastor pastor oli ta, läks Ameerikasse, ta pani Ameerikasse, nii paika kui paika, ei tea jagagi just midagi. Teil on natuke umne kogudus, konditsioneer ei tööta, õhku, külm on, ma olen olnud 30 päeva jooksul 4 korda vanglas. Sellepärast, et ma usun Jeesusesse. 3 korda päevas arreteeriti mind, topiti, mis ainult asju küüna alla, et ma ütleksin Jeesusele ei. Te ei tea tagasi midagi. Ja muidugi seda vanglas oli hea olla. Jumala arm oli suur. Jumala vägi oli seal. Ma suutsin vastu panna kõigele. Kui ma vanglast välja sain, pidin uskuma tervenemist, hakkama uskuma endale. Hakkas valus mul. Kuuta ette tegelikult, mille pärast me vingume. See ütles seda, too ütles seda, kolmandat. See võiks veista, suurem on see, kes on minu sees. Me oleme valguseks maailmale. Ma ei võta osa nendest vestlustest. Räägime, ta ütleb ka, Paulus ütleb ka, miks ta ütleb, ärge lopis, või kui te kokku tulete, parem tulge palveks kokku, mida lolliks jutuks. Miks? Sest see ehitab teid ülesse, see tõstab teid üles, see teeb teid rõõmsaks. See teeb teid väeliseks. Eks ole mina sind käskinud, ole vahva ja tugev, ära kohku, ära kaarda, siis Joobas Jumal on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed. Kui paljudes kohtades Jumal on meiega? Ma luban sulle, ükskõik kus sa oled, ükskõik mis juttu sa räägid, mis arvad, kes on kohal? Jumal on kohal. Püha vaim on sinu sees. Mis arvad, et kui sa lähed kuhugi halba seltskonda, hakkad lolli juttu ajama, et püha vaim ei tulnud sinuga kaasa nüüd või? Ta on suga kaasas. Ta kuuleb, mida sina kuuled. Ta näeb, mida sina näed. Ta on kogu aeg sinuga. Aga miks me ikkagi läheme jäledaste kohtadesse või teeme jäledaid asju, sest me ei saa aru veel, et ta on meiega, me ei usu veel, et ta on meiega. Ja kui me seda ikka teeme, tähendab seda, kui rasked ajad tulevad, me pole valmis. Miks me ei ole valmis? Sest me ei teeks neid asju, kui me teame, et Jumal vaim elab minu sees. Jumal on minuga. Ta käib koos minuga. Ma ei ütleks elus Jumala vägi looma, Jumala lapse kohta ühtegi halba sõna. Ta on Jumala laps. Kes ta isa on? Jumal. Miks me räägime? Sest me ei saa aru veel asjadest. Ja see tegelikult näitab, et kui rasked ajad tulevad hirmud, tulevad läbikukkumised ja ärapõgenemised. Sest me veel ei usu, et Jumal on meiega kõikjal. Me nõustume Jumala sõnaga, me nõustume kõik selle Joosua kirjaga, aga ta ütleb midagi väga, pane hoolsasti tähele. Kõike käsuõpetust. Pea mu sõnu hoolsasti. Laul 9 samamoodi. Me räägime ja räägime ja räägime ja räägime ja räägime ja me peaksimegi rääkima selle laulu,
aga ilma esimeste salmita sa kukud läbi. Sest kes kõige kõrgema kaitsjal elab ja alati kõige väärse varjul viibib, see ütleb. Mis juhtub, mida me hakkame rääkima välja siis, kui meil on halb enesetunne, paha tuju? Sest see räägib alati. Me peame olema ausad endalt. See ei ole maha tegemine, olema ausad. Sest rasked ajad tulevad, meeldib meile see. Me peame valmis olema selleks. Aga mis raske aeg on? Iga aeg võib see erinev olla. Me peame usu seisma, et sõda ei tule. Aga igal inimesel on midagi muud. Iga inimene tegeleb millegiga. On need sinu emotsioonid, on need sinu mis iganes, on need haigusrünnakud, mis iganes, on sul tuttavad sõbrad ümber. Mida me välja ütleme? Sest need, kes kõige kõrgema kaitsel elavad ja kõige väärse varju, need ütlevad kui tihti. Alati, kogu aeg. Piibel ütleb ka, kui sul on hea meel Jehova käsuõpetusest, mis siis peab juhtuma? Kui paljudel meist siin on hea meel Jehova käsuõpetusest? On, jah? Oled sa kindel? Julged sa väita, et sul on hea meel? Siis õiega see rõõmutsege. Halleluuja! Me oleme eestlased. Ei, me oleme kristlased. Me ei ole eestlased, me ei ole tuimad. Keegi suurem on meie sees, rõõm on meie sees, rahu on meie sees, vägi on meie sees. Ja teine asi on see, üks asi on õigemine, rõõmutsemine. Aga sõnad, järgmine salm ütleb, see ütelgu. See ütelgu. Kui tihti? Kui tihti on alati? Kogu aeg, mida? Kellele? Meeldib oma sulas hea käek, shalom. Kui tihti me peame rääkima, mida? Täna ma ei tunne, jäta mind rahule. Ma ei tunne täna. Täna Jumalat ei ole, täna Jumal läks magama ära. Ma ei tunne üldse täna midagi. Aga Piibel ärge vihastuge, aga ärge tehke pattu. Ärge laske päeva looja minna oma vihastuge. Järgmine enne magama minekut peavad olla asjad lahendatud. Kui sa oled sõna tegija. Tundub karm, aga see on reaalsus, me peame olema valmis. Sest Joosuf, kui ta selle juhi, ta läksid Jeerikut võtma maha. Meil eludes on Jeerikud. Kuidas me võtame neid maha? Jumal annab juhised. Mulle ei meeldi see juhis üldse. Ma tahan sinna, ma tahan sellesse kogudusse minna, see on hea kogudus, ma tahan sinna kogudus. Ja müürid ei tule kunagi maha. Sest raskus tuli ja me jooksime ära, tuleb raskus, jookseme ära. Sina ei tule mulle ütlema, mida mina teen. Oled kuulnud seda asja? Kui me võtame selle suhtumise, siis järelikult Jumal ei tule ütlema meile. Ja Jumal ütleb meile ilusad asju, kui kõik on hästi ja kena, kõik on tore. Aga tulevad rasked ajad. Keerulised ajad. Kas siis Jumal muutus järsku või? Jumala plaanid muutusid, kõik muutus. Jumal ütles, et ma panin puusse, andke andeks mulle. Ei pane, Jumal ei pane puusse, Jumal ei muuda. Jumal kutsub meile parandusele. Parandage meelde, minge edasi. Aga kui me oleme nõrgad Kristuses, siis me käime ja aastaid, sa tea, mis ta tegi. Jumal, mis sinu käsuõpetus ütleb mulle? Mida Jumala sõna ütleb selle olukorra kohta, mida mina pean tegema? Kui see olukord tekib, mida Jumal sina ütleb mulle, mida mina pean tegema? Näiteks kui õde vend komistab, mida Piibel ütleb, tuleb teha?
Tee tugevat, kinditage, julgustage, tõstke ta ülesse. Palvetage. Armastus katab kinni pattude hulgad. Ja teine asi on kui inimene tahab meelt parandada ja tahab jätkata seda kõike tegemist, see on teine asi. Aga ühel päeval ta ikkagi parandab meelt. Mis ta ütles? Mõtle Paulus. Ütleb ühes esimeses Korintuse kirjas, ta ütleb sellele ühele, visake välja. Järgmised, kuule, ta on meelt parandab, võtke tagasi. Või kui haigus tuleb, koroona tuleb uuesti tagasi. Võib-olla on veel alles, ma ei tea, ma ei pea arvet, ma ei mõtle, räägi. Tuleb uus haiguse rünnak mingi. Nagu siin oli mingi laeva täis kuskil jäi haigeks, ma ei täpselt tea, mis seal oli. Mitu suri ära ja Indias pidi olema mingi jälle viirus liikumas. Mida meie ütleme? Mida me räägime? Kui kõrgesti risti Jehovakile meeldib oma sulase hea käekäik. Sulle meeldib, et ma oleks terve. Jeesus on terve. Eluvaimu käsk Kristus Jeesuses on meid vabastanud pattusurma käsust. Amen. Mida me räägime välja? Mis tuleb rasketel aegadel välja? Aga see hakkab välja tulema siis, kui me võtame hoolsasti kogu käsuõpetust. Kui me valime, et see mulle ei meeldi ja hakkame leidma vabandusi, miks ma meelt ei pea parandama, miks ma ei pea muutuma. Sest inimesed on laisad. Siis tulevadki need armuõpetused välja, siis tulevadki see, et alles taeva. Kui me jõuame taevale, siis me muutume. Muutuge praegu. Praegu on päästepäev, praegu on muutustaeg. Miks inimesed seda räägivad? Sest nad on laisad, nad ei viitsi piiblit lahti võtta, nad ei viitsi palvetada, nad ei pühenduda, nad on hoivatud oma asjadega, nad meeldivad oma asjad rohkem. Aga kui tuleb tagakius sõna pärast, kui tulevad rasked ajad, raskused tulevad, emotsionaalsed raskused, mis iganes, me peame olema valmis Jumala sõnas. Kuidas see tuleb? Kui me veedame aega selles, pühendume, et Jumal, sa oled nimeline, sa oled nauline, see probleem, mis on vastus piiblis? Mis on vastus selle jaoks? Jumal, mis sa tahad, et ma teeksin? Oleme palves teistes keeltes, võtame tunni, võtame 2. Hoopis hõiskame täna. Hõisake rõõmutske issanda ees. Täna võtame uurime piiblit. Võtame need kirjakohad. Tead, miks inimesed, ikkagi see sama asi, üks ja sama asi tuleb mulle meelde, mida Jeesus ütles Nänsile. Miks inimesed ei võta piiblit, miks nad ei loe piiblit, miks nad ei palveta, sest neil ei ole veel piisavalt valus. Ja mõnel ei hakkagi piisavalt valus ja surabki ära. Või lepibki selle, ju nii pidi minema. Või siis tuleb uus õpetus. Uskusin Jumalat, palvetasin ja ei saanud. Järelikult Jumal ei taha, mis järelduse teed? Meie järeldus peaks olema, et Jumal, kui see ei tööta. Mulle meeldib nagu Jooman ütles, ma mäleta, mis ta nimi, kui ma tulemust ei saa, ma ei näe, ma hakkan muutuma, sest kuskil minus peab viga olema. Sest Jumal, see viga alla. Jumal ütles, et minu vermete läbi sa oled terveks saanud. Ma olen oma rõõmu sulle andnud, oma rahul olen andnud sulle. Kuskil peab olema muutus. Kui Jumal ütleb, mina ei muutu. Mina olen see sama eile, täna, igavesti. Siis järelikult muutus peab tekkima minus. Ja me ei hakka leiutama valeõpetusi, me ei hakka leiutama midagi muud, vaid me muutume. Ja haarame Jumala sõna ja loeme ja paneme, et Jumal, sa tahad muutuda. Sa ütled, et kes kõige kõrgem kaitsele elab ja alati kõige väles varjul viibib, see ütleb Jehovale, sina oled mu varjupaik, mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Kui tihti? Kogu aeg. See olukord, ma loodan sinu peale, mul on halb töö, Jumal, ma loodan sinu peale, sa oled mulle rõõmu. Ma ei lase vihal tulla, ma ei lase jonnil tulla, ma ei lase sellel tulla, ma seisan vastu, sest suurem on see, kes on minu sees, kui see, kes on maailmas ja ma ei kuula seda, mis tekitab depressiooni, kui sulle ei kõlba. Mulle meeldib, ma kuulasin Jesse Duplantis, ta ütles, et Jesse Duplantis oli hiiden, ta kutsub ennast, ma olin hiiden, ma õpetasin kuradile trikke. Ma olin nii patun, et kurat õppis minu käest trikke.
aga tal ema sai päästetud, ütles, et tahv, sa oled minu peres saavad kõik päästetud. Mulle ei meeldi, ei lähe korda, tahv, sündisid siia, see on see, tahv on see, karm. See on see, meie pere, me oleme päästetud. Ja siis Jessi ema ütles, et Jumal, ma tahan, et üks mu lastest oleks jutlustaja. Jumal ütles, et Jessi, oi, mitte Jessi, keegi teine, mitte Jessi. Ja tänapäeval Jessi on jutlustaja, kuulutab üle maailma evangeeliumi. Me peaks olema samasugused. Aga tead, miks me ei ole? Miks kristlased ei ole sellised? Miks me ei näe seda? Sest me närime üksteist kogu aeg. Ja siis me ei ole kindlad, keda ma saan usaldada, kellega ma saan koos olla. Ta räägib must taga, too räägib must taga, too räägib must taga. Üks tagarääkimine käib kogu aeg. Kudrutumine. Aga apostlikud raamatud olid üks meel, üks hing, üks süda. Nad tahtsid Jeesus Kristust. Nad armastasid Jeesust. Nende evangeeliumi kulutamine, valgus, kõik oli ühine neil. Üks süda, üks hing. Nad ei istunud, neil ei tulnud klubi kokku. See tegi seda, see tegi seda, see käis seal, seal käis seal. Sellepärast me ei näe väge. Me näeme natuke siin, natukene seal. Aga kui sa vaatad apostlikud raamatud, nad läksid ja keerasid kogu maa pahupidi. Aukartus oli. Miks? Sest neil polnud aega klatsi jaoks. Vaid nad ütlesid, Jeesus, me tahame kuulda evangeeliumi. Jeesus, siruta oma käsi. Vaata nüüd nende ähvard, annab meile julgust ja rääkida evangeeliumi saladust. Miks? Sest nad veetsid aega koos, aega palvas, aega sõnas. Ja nad läksid julgusega välja, sest neil alati omad juurde tulla. Ei olnud kuskil nurgast üks grupp, teine grupist nurg. Mulle see ei meeldi, mulle see üldse ei meeldi, see on nii jama, see jutlus on jama, too on jama, see pastor on jama, too on jama, Neil ei olnud sellist asja. Nad olid kokku, halleluuja, Jumal, sa oled imeline, midagi head, põnevat on täna ootus. Läksid välja, kuulutsid ära, kiusati taga, vaata, Peetrus oli vanglas. Tuli vanglast välja, tal oli kuhugi minna. Iga kord, kui nad taga olid, läksid oma, kuskilt tuli alati omasid võtta. Sest nad alati viibisid kõige väelise varju all. Saad aru, nad elasid elu koos Jumalaga kogu aeg. Miks? Sest ta kisub sind välja linnupüüdja paelut hukkava katku käest. Oma tiiva sulgude kaitseb ta sind, tema tiibade alt sa leiad varju, tema tõde on kilp ja kaitseriist. Mis on sinu kilp ja kaitseriist? Tõde. Kogu tõde. Kogu jumalik tõde on sinu kilp ja kaitseriist. Ei sa siis karda ööhirmu, ega noolt, mis päeval lendab, ei katku, mis rända pilkases pimedega tõbe, mis laasta lõuna ajal. Sa ei karda, hirm kaob ära, sest sa oled kõige väelise varju all, kõige võimsa Jumalaga oled sa koos, päevast päeva koos. Kuidas sina oled koos, sina oled koos, sina oled koos, sina, mina, me kõik oleme koos Jumalaga kogu aeg. Me oleme kokku, kust me oleme tulnud? Täpselt, me oleme tulnud kokku Jumala ligiolust, Jumala lähedusest, Jumala, ja siis saad aru, see on põhjus, miks Piibel ütleb, et igal ühel on midagi, sest me oleme tulnud kuskil, kes annab midagi. Ja hirmud, asjad kaovad ära. Sest Jumal ei anna meile hirmu. Jumal ei annanud meile hirmu vaimu. Ta ei annanud arguse vaimu. Ta annanud meile vähe armastuse mõistliku meile vaimu. Püha vaimu. Ükskõik, kus ma olen. Aga miks tihtipeale inimesed käituvad? See ei ole reaalne nende jaoks. Sest ma ütlen, et me peame õppima, kui raskus tuleb. Kui tuleb keeruline moment, keeruline aeg, ei ole aeg põgeneda. Ei ole aeg ära joosta, vaid see on treeningu aeg. Sest on tulnud rünnak, on tulnud raskus sinu vastu, koguduse vastu, ükskõik mille vastu. Ei ole aeg põgeneda. On aeg
minna palvesse, on aeg minna sõnas, on aeg hakka rääkima, on aeg võtta ja pühenduda veel enam, veel rohkem. Lihtne on põgeneda, kui rasked ajad on. Nagu ma rääkisin jõusaalist, me võime ära põgeneda ühest jõusaalist teise jõusaali ja me ei saa mitte kunagi tugevateks. Me ei oska kunagi seista vastu. Miks? Siis me kogu aeg põgeneme. Sest mulle ei meeldi see, ma sain siin riivatud, ma sain seal riivatud. See on põhjus, ma leian, miks Jeesus tuli siis, kui ta tuli. Ma mäletan, ma rääkisin selle loo, kui Peetrus kõndis vee peal. Kui teete, Jeesus ei öelnud, panete see tähele ühte huvitav asja. Jeesus ei öelnud Peetrusele, tubli, et sa tulid paadist välja, tubli, et sa kõndisid mõned meetrid siin, mõned sammud vee peal, nii tubli, et sa kuuletusid minu sõnale. Ta ei öelnud neid sõnu välja. Ta küll õiges aitas ta välja, ainuke sõna, mis ta ütles, miks sa kahtlesid? Kus usk oli? Sa nõdra usuline. Miks? Sest ta keeras oma pilgu raskusele, tormile, probleemile. Ta oli astunud sõna peale välja, ta oli läinud. Meil on nüüd võimalus õppida sellest midagi. Langegu 1000 su kõrvalt, 10 000 su paremalt poolt, sinu külge see ei puutu. On kunagi su kõrvalt 10 000 kukkunud, surnud maha? Ei ole. Siis järgmine me ei tea, mida see tähendab. Aga me peame olema valmis selle jaoks, sest ta ütleb, me saame olla valmis selle jaoks. Aga kui me ei veeda aega koos Jumalaga, kõige kõrgem kaitsel, alati, kõige väles varju all, siis me ei ole valmis selle jaoks. Kui me leiame Jumalale, kuule me ei võta piiblitki kätte. Kuidas me saame valmis olla millegi jaoks? See, et me mõtleme, me peaksime mõtlema, me peame sõnas olema, palves olema. Kuidas me saame, ütle, sa käid koolis. Näiteks, kui need samad eksamid tulevad, mis sa oled juba läbi teinud. Tõenäoliselt tegid 5 peale kõik, on ju. Kersti tegi kõik 5 peale, ei teinud. No 4 ikka said kõik. Paneme need samad eksamid sulle täna ette. Kõik eksamid sa teid. Mis arvad, mis tulemus oleks? -5. Miks? Täpselt. Me võime mõelda, kui sa mina tean väga hästi, mida see tähendab. Ma olen oma ajus mõelnud, et ma olen hea jooks. Ma olen rääkinud seda jaanipäeva jooksu aastaid tagasi. Ma olin teinud rasket tööd, ma olin harjunud raske füüsilise koormusega tööga. Ma võisin teha 8 tundi päevas, palke veeretada, mida iganes teha, maatööd, kõike teha. Ja noorena ma olin ka jooksja, ma olin maratoni käinud jooksmas, ma olin koolis, klassis loomulikult kõige üks tugevamaid. Mul oli seda füüsilist strengti, ma ei olnud trenni teinud, ma olin oma klassi alati üks tugevamaid, kiiremaid jookseid. Ja siis elasin sõbra juures too aeg ja siis külas tehti siis jaanid ja siis tehti grupid ja tehti jaanipäeva jooks. 800 meetrit, mitte rohkem. Ma ei usu, et see ring rohkem oli. Ümber mingi võsa pidi jooksma. Ja me ütlesin oma grupile, ma tundsin, ma olen süge. Ma teen esimese tiiru. Ma olen esimesena. Ma panen, tundsin, ma olen tugev, et teen tiiru ära jõudan kõigist ette ja harjunud ju maapoiss tööga harjunud ja panin minema 200 meetri pärast jalad olid lukus. Ja ma jõudsin tagasi niimoodi. Ja tänu minule, teised oli juba, ma ei tea, meil oli 5 tükki grupis, kui ma jõudsin tagasi, teised juba kõik 3 ära jooksnud ja tänu minule kõik me kaotasime. Mis juhtus tegelikult? Oma ajus ja oma sellest kõiges ma arvasin, ma olen tugev. Miks? Sest ma olin kunagi tugev olnud. Ma olin kõva jooksja olnud kunagi. Ma arvasin, et ja inimesed ka arvavad, ma olen ju piiblit lugenud, ma olen juba seda kuulnud, ma olen seda nii palju kuulnud, ma mõtlen, et see on õige, aga kui rünnak tuleb, surve tuleb, kui me ei ole selle elustiili, kui me ei ela seda elu, me jookseme kinni, me jalad täituvad piinhappega ja me läheme nii, mis juhtus? Miks? Sest me ei elanud seda elu.
me ei olnud treenitud ja tugevad. Iga raskus näitab tegelikult, kui tugevad me oleme. Me võib olla kogus istun. Võta see sama kogudust. 30 aastat vana kogudus. Kus rahvas on? Siin oli palju rahvast. Üks raskus tuli, rahvas jooksis laiali. Teine raskus tuli, rahvas jooksis laiali. Kolmas raskus tuli. See näitab seda, mitte keegi polnud sõnast tugev tegelikult. Mitte keegi. Kõik, kes ära jooksid, olid nõrgad. Sest Jumal ei ole muutnud. Jumal pani selle koguduse linna. Ta alustas selle töö ja viib selle ausa lõpuni. Ja kõik, kes ära jooksid, ei ole tugevat sõnas olnud ja ei ole haaranud kinni Jumala sõnast, Jumala plaanist ja eesmärgist. Sest raskus tuli, mul ei meeld see, jooksin ära, Jumala plaan ei muutnud. Mis iganes põhjustel. Iga raskus näitab, kui tugev ma milleskis olen. Ja ma ei ütle, et see kerge on. Need ei ole toredad ajad. Kellelegi ei meeldi raskus. Kellele meeldib raskust? Ei meeldi, kellelegi ei meeldi. Vaja läbi minna. Sest me ei saa ülendatud enne. Sest Jumala jaoks on vaja samamoodi, me peame tõestama talle, et me oleme väärt. Sest kurat tuleb ja ründab. Sellepärast ongi vaja aega veeta kõige kõrgem kaitsel, kõige väärtse varju all. Pühenduda Jumalale. See on see, miks paljud jäid sellest ilma. Jeesus räägib samamoodi, miks nad jäid ilma tallepulmast, mitte tallepulmast, õhtusema aegades, sest nad olid liiga hõivad oma asjade. Tuli aeg, nüüd on aeg. On aeg või kuhu, mis aeg, mis ta räägib lolli jutu, mul on oma asjadega nii palju tegemist teha. Kohe see on, okei, ma saan aru, andeks, ma kutsusin su üldse. Andeks, ma segasin su. Ta see vihaseks, paaseks, kui fine ei taha, ära tule, üldse ära tule. Ja see on see põhjus, miks paljud elavad sellest nagu petetud olekus. Leiad vabanduse, miks lihtne põhjus, me ei taha muutuda. Me tahame ainult kergeid aega. Ja sellepärast inimesed põgenevad ja jooksevad selles mõttes, et oot, tuleme kokku. Mis on, mis toimub? Võtame kinni, palvetame, teeme ekstra palvekoosoleku. Teeme ekstra ülistuskoht, teeme ekstra midagi, ekstra Jumala jaoks, teeme ekstra. See on sama nagu Jerissa välja ütles, et kui lähevad ajad rasked finantsiliselt, see on kõige rumalam asi, mida sa üldse elus saad teha, on lõpetada 10 maksmise ja andmise. See on täpselt, kui see surve tuleb, nüüd ma enam ei saa anda. See on kõige rumalam asi. Sa lõpetad midagi tegema, mis tegelikult toodab sulle õnnistust. Sest tutub raske. Ma ei saa, mul on endal seda vaja. Aga kui teete talunikke, tulevad rasked ajad. Kuule, meil pole seemet. Kui te nad enam ei külva üldse? Natuke läbert tulevad veel raskemad ajad. Sest nad said seemne ära, mis nad oleks maha pidanud külvama. Ja pole enam, aasta hiljem pole üldse midagi külvata enam. Ja siis nad surevad nälga. Need ongi need ajad. Ma ütlen, et Jumal. Ma ütlen, me ei ole näinud mitte midagi. Ma ütlen, et kui me kukume ümber, et koguduses lagi on liiga madal. Siin on külm, siin on rõske. Ja see on ebameeldivad. Ja me teeme kõik, et oleks parem, aga see ei tohiks saada meie rõõmu ära. See ei tohiks saada meile komistuskiviks. See on niimoodi, kogudus, ma toon ühe ekstra puhuri siia. Ma toon ekstra selle, ma toon mis iganes. Sest kui teete, kui tuleb aeg, sa ei või enam piiblit omada. Tahaksid seda aega. Et on riike, kus tullakse koju kontrollima, kas sul on piibel. Ja kui leitakse piibel, lähed kinni. Või siis surma saada, lastakse maha sind. Ma ütlen, et see on aeg, kus me tahame laulu 91 töötaks. See eeldab seda veetmine aega Jumala kaitse all, Jumala ligiolus, Jumala läheduses. Ja kui teete, kui me kõik võtame selle aja enne kogudust näiteks,
Võtame enne, kui me tuleme siia, võtame maja ja palvetame tund aega teistes keeltes. Enne kui üldse sisse tuleme. Me tuleme juba valmis olekus. Jumal on seda liikuda, Jumal, ma olen siin, kasuta mind, on sul midagi täna? Kas pole põnev? Me tuleme juba täis Jumala vaimu, Jumala väge juba täis. Halleluja. Ja siis on see kõik, kus tulevad 10 000, 20 000, 100 000. Jumal, sa oled imeline, sa oled aulne, sa oled minu kaitse. Sa oled vägi minu sees. Sa oled andnud inglitele minu pärast käsu mind hoida kõigil mu teedel. Kätel sa kannad mind. Et ma ei komistaks. Ma astun lõvid, lõukorrad ja lohed, ma lömastan. See on see kindlus, kuidas tuleb. Jumala ligiolus, Jumala palges. Ja Jumal ütleb, et ta minusse on kiindunud. Siis ma päästan tema, ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nime, ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikas, ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Pikka ajaga ma täidan tema ja annan temale näha oma päästet. Amen. See on see, aga et seda kõike saada nautida. Nagu ta ütles Joosul, ärgu lahku, pea hoolsasti. Siin ta ütleb ka, ärgu lahku, siin ta ütleb väga just, kes kõige kõrgem kaitsel elab ja alati. See ütleb. See ütleb ükskõik, mis olukord, üks situatsioon tuleb. Jumal, sinu käes pole mitte miskit võimatut. Sina lahendad iga olukordi situatsiooni. Mina olen ustav, sest ma tahan seista sinu ees. Amen. Ja Jumal on ustav. Ja me peame olema valmis. Et kui kukub 10 000, 20 000, inimesed vajavad kedagi, kes ei kuku ümber. Inimesed vajavad kedagi, kes ei kuku ümber. Amen. Ja me peaksime olema need, kes ei kuku ümber. Jumal, me oleme komistanud, me oleme võib-olla eksinud, mis iganes. Me tõuseme püsti, lähme edasi, Jumal. Me oleme toeks, me oleme jõuks, julgustuseks. Inimesed mõnitasid, meie ei mõnita. Tulge siia, hoiame kinni, seisame palves. Armastus katab, armastus hoolitseb. Amen. Halleluja. Isa Jumal, me tuleme ette Jeesus nimel, sa oled hea, ustav, püha Jumal. Isa, me täname selle privileegist olla ühel meelel, ühel paigas koos. Isa, me täname, et sinu sõna on ustav. Sinu sõna on väeline, sinu sõna on püha. Isa, me täname seda, et meie südames püha vaimu läbi tööd. Võiksime kasvada sinu tundmises, kasvada sinu väes, kasvada sinu armus, halastuses, kasvada sinu teadmistes, Isa. Isa, et me saaksime ka nägema sinu ande võimsalt liikumas. Isa, et me südamed oleksid alati avatud sinu ees. Sina oled ustav Jumal. Sina oled väeline Jumal, auline Jumal, ma tänan seda tööd igas südames. Isa, me oleme kasvamas, sinu poolt määratud kasvamist. Ja Isa, see, mida sa vihkad, vihkame meie. See, mis on jäle, sulle on meile jäle. Isa, me anname sulle au ja kiituse, ülistuse. Isa, ma anname sulle au ja Isa, et see paik võiks olla tuntud, et me hoolime üksteisest. Nagu sa ütlesid, et inimesed tunnevad, kui oleme Jeesuse jüngrid selle läbi, kuidas me hoolime üksteisest. Ja Isa, see on paik, kus inimesed saavad tulla kokku, kosutada, üles ehitatud, julgustatud saada. Isa, ma tänan kogu südamest, et see on paik. Ja Isa, ma tänan. Ma tänan, me ei luba ühtegi kriitikat, me ei luba ühtegi tagarääkimist siia paika. Me ei luba ühtegi tüli siia paika. Me ei luba ühtegi, mitte ühtegi. Jeesuse nimel. Isa, me täname, kiidame, austame, ülistame sind. Sa oled imeline ja hea Jumal. Isa, me täname kaitse eest, Jeesuse ringeliku kaitse eest. Isa, me täname hoolikalt, võtame sinu sõna, hoolikalt peame sinu sõna. Jeesuse Kristuse nimel. Amen.